Ilusat päeva, head kaasvalulased, tutvustan teile seda kaarti 3070 varianti EVGA. Viimane seeria, mis EVGA tootis. Karp on selle väiksem, kaart on ise ka väiksem. Nagu näete, kaart on ise ka väiksem, kuna karp on väiksem. Ja siin on ta mul töötav. Praegu ainult 210 GPU. 405 memory ehk ta ei võta voolu nagu, kui ta töötab nii nagu praegu. Ja vaadake vendid, need on need kurikuulsad EVGA vendid, mis on raskus keskel ja nad kestavad hästi. Kuna raskus on keskel, siis nad ei hakka laperdama nagu mõned teised või näiteks on kahe kaupa paaris või on nagu triks on üldse rõngas ümber, siis nad ei ole nii kindel kui selline ehitus. Ja siin on isegi EVGA väiksed eurotähed peal, mis nagu stabiliseerivad ja teevad häält paremaks läbi õhu puhisedes. Ja nagu siit näete madalatelt pööretelt leiab üldse hästi kõik need vendi laperdamised. Kahjuks vastu päikest on, aga no vaata, siin see voolu sissetulek, või kuidas seda ütleks, see on juba nii suur võrreldes selle kaardiga. Ja kõrgus on nagu ainult üks sloti kõrgus, ehk teised kaardid on palju kõrgemad. TAF ja see on mul kõige väiksem kaart. Aga mitte kõige kehvem selle jahutusega. See Gigabyte Vision 3 vendiga ka, aga vendid väiksemad, kaart suurem, voolu võttis rohkem ja halvem jahutus kokkuvõttes, nagu temperatuurid olid suuremad. Ja see kiri, see EVGA, seda pole praegu näha siin päikse käes, ta on valge ja siis natuke teised toonid ka ja ta on nagu ühtlaselt ilus LED. Mitte nagu Gigabyte'ile, et ühest otsast valgem, kui see on lamp ja teisest otsast tuhmim. Ja siin on ka näha ots tagant, näeb seda kaarti hästi. Need originaalvasest paibid ehk siis jahutustorud ja tagaplaat. Nagu sellel paremal EVGA mudelil sarnane vähemalt kujunduselt, mis on tehtud metallist, mitte nagu ka näiteks Gigabyte'i variant oli mingisugusest raskest plastikust või mis on igastahes ja niimoodi. Kuna ma panen selle video YouTube'i, siis 3 minti pole hullu. Ja see praegu, miks nad niimoodi töötavad, on selle pärast, et 30% on üldse miinimum, mis saab panna MSI Afterburneris, seda kasutavad enamus kaartide tuunimiseks, klokkimiseks ja 30-ga nad tööle ei hakka. 32-ga hakkavad tööle niimoodi, et nagu peab natuke voolu kogunema ja siis teeb mõned ringid ja siis niimoodi kordamööda nad töötavad. Alates mingi 35% või siis nad hakkavad juba stabiilselt tööle, aga jätame need vahele ja paneme kõik 100 peale. Vot siin on juba kuulda, kui kiiresti need vendid käivad. Raskus on keskel, kiire hoo pealt on kõik stabiilne. Ei ole mingisuguseid rõngaid, ei pea siin ajama ringi või. Ja 3070 ei ole vaja vente, mis nii palju nagu õhku kaasa krahmavad, et tuleks vaja ühendada neid otstest. 3070 need 3 venti jahutavad väga hästi ära, sest nad on 95 mm, sama nagu Strixil, sama nagu Supreme Xil suurus, ehk see on nagu vist kõige optimaalsem suurus, mis sellistele kaartidele tasub teha. No siin on näha, et suuremaid vente enam ei oleks saanud siia panna. Gigabyte'il on kaart suurem ja siis vendid eraldi aukudes igaüks. Ja siis ma mõtlen, kas on midagi veel rääkida.
nii, panin nad stabiilselt 40 peale siis nüüd jooksma. Mis ma tahtsin veel lisada, et tegu on LHR kaardiga ehk maikuus 2021 hakati neid tootma. Enamus 3070 ostetigi ära kohe 2020 alguses, kui nad tootmisesse tulid ja siis nad said kõvasti vatti kaevandamisel, aga see kaart sai Ethereumit kaevandada mingi 2-3 kuud ja siis ka oligi kõik läbi ja ta oli mul kõige esimene kaart seal riigi peal, ehk ta tõmbas kõige esimesena värsket õhku sisse, mitte teiste kaartide soojendatud õhku, mida tagumised kaardid tõmbavad, mis on mul need Strixid ja Supreme-Xid ja suurema jahutusega. Ja siis toide peaks olema ka korralik. Supreme-X näiteks 650 vatise, vist oligi Seagate'iga 2014 aasta või 2011. Üks ostja tööle ei saanud oma kaarti, kuigi ma olen näinud, et osad panevad siin kokku komplekte ja ka sama võimas, kuigi uus toiteblokk. No see on mul 1000 vatine, aga see on ka Platinum seeria ehk toide, ma arvan, et see ei nõua nii suurt toidet, nii võimast toidet nagu Supreme-X. Kuna Supreme nõuab üldse kõige rohkem, tal on ka baaskiirus 1905 MHz, mis sellele kannatab klokkida, umbes enam-vähem maksimum mõistlik kiirus ja siis sinna 1000 MHz mälud otsa. Et originaalkiirus on tal 1000 overclock 1770, gigabyte vision oli 1740, aga klokku saab kõvasti halvemini. Tahvid, ma ei mäleta, on ka midagi sinna kanti, aga no kui oleks valida, mina võtaksin selle kaardi, kui ma peaks valima 3070. Kui ma peaks valima 3080, kus on need kuumad mälud ja kaart ise kuumem, siis võib-olla võiks mõelda, et tahv äkki. Aga siin need vendid, milles on nad veel eriti head, on see, et neid saab panna hästi nagu kiirust muutma, niimoodi, et nad ei kulu. Need teised kaardid, mis on nende mitte nii hästi tasakaalus ventidega, nendel oleks parem, kui nad oleksid fikseeritud näiteks, siis ei laperda, kui on 60-70% fikseeritud kiirus, töötavad kõige stabiilsemalt. Aga need kaardid või need EVK vendid, seda tüüpi vendid, nemad väga hästi kannatavad nagu seda kiiruse muutmist, et ei ole selles probleemi, et kaart hakkaks laperdama ja no see on tähtis sellepärast, et enamasti kõige ennem ikka ütlevad üles liikuvad osad ja need on videokaartidel vendid ja kui vendid kestavad, siis kestab senikaua see kaart, kuni ta on, kuidas öeldakse, moraalselt vananenud. Nii, ja viimaks panin kaardi vendid stabiilselt fikseeritud 80% peale, sellepärast, et panin tööle Superposition bench'i, mis on üks põhilemmikbench siin paljudel. Ja siin, mis ma panin, ikka panin overclocki ka, selles suhtes, et tembid on nagu toas 32, nagu päike paistab sisse, et nagu see kaart töötab 32,8 on kohe selle kõrval temperatuur toas, nii et sellepärast on 66 ainult. Ma ei näita vastu lõikes 66 praegu ja mis ta läheb 70 lähedal lõpus, kui kõik stseenid on tehtud. 1900 selle megahertsi ümber on graafika, 8100 on mälud, need püsivad stabiilselt, oleks võinud 8200 ka panna, aga ma ükskord juba tegin siukse 8200-ga ja sama core'iga ja sain 9100 punkti, ehk see tuleb praegu siis ma arvan mingi 9050 või. Mälul ei ole vaja nagu rohkem panna, sest nad on tasakaalus selle
kouriga, et kumbki jääks kummagile pudelikaelaks. Nii, 17. Seen. Ma ei näidki, mis see oli nüüd viimane memory või see temperatuur. 9105. Ta sai rohkem 3 punkti kui eelmine kord 8200 memoriga. Okei. Kuigi see on see benchmark, mis peaks nagu seda graafikakaarti arvestama ainult, mitte muid näitajaid. FPS, ta oli siis selle Extreme'iga. GPU kraadid olid siis maks 68. See on fantastiline. 32,8 kraadises toas ja kõigest 80%-ga. Ehk 100% 3070 ei vaja sellest. Suhke see kaart on. Kahjuks mul silmale on küll näha, aga ei näita telefon neid lööde. Vask otsasid ma näitasin, taga plaat rauast, augud sees, võiks käia. Ja see on hea, et kaart on nagu väike ja kompaktne, et ta on nagu nelinurkne. Ilus vask vahel ja termopattide pärast pole vaja muretseda, sest mälud ei jää siin neid liiga kuumaks. Ja termopasta on ka okei, sellepärast et ta oli kõige esimene kaart, ta on vähe töödanud. LHR-na tuli välja hiljem ja ta on töödanud põhimõtteliselt nende krüptode peal, mis võtavad vähe võimsust nagu Alepium ja siis veel kui videokaartidega sai Kaspa, et nagu ma ei tahtnud elektriarve pärast panna taha neid palju elektrit võtmaid algoritme nagu Kabao, et mul võttis kogu riigi üle 2000 vati siis ja palju läks kaduma ka, suurte kulude juures läks soojuskuludeks nii palju kaotsi. Ja parimad krüptod olid ikkagi need, mille sai hiljem kergelt EISIQ krüptodeks ümber teha ja sellepärast need kaardid nüüd müüki lähevadki. Võttis aega ja nüüd me jõudsime siis selle kaardini, mis ma mõtlesin, et jätan tahapoole, kuna see tundub siuke ägedam kaart olevat ja ka mõnele inimesele hädavajalik kaart lihtsalt, et mahuks kasti.